Järjekordne päev, kätte on siis jõudnud päev, kus võib öelda, et lõpuks peaaegu kõik asjad on kohal. Täna siis jõudis ka ilus tumine 800 Newtonine siduri komplekt. Nii et käigu siduriga küll see aasta probleemi ei tule. Üks asi nimekirjast maha võetud, millega arvestama ei pea. Ja sain ka siis nüüd õige mootori juhtmestiku, kus on siis kõik asjad olemas. Ehk siis tänane plaan on mul see mootor siin täna garaažis ära ilusti lõpetada. Siin tegelikult tuli ka väike siuke, kuna need kollektoritel on siis see krae on siin liiga pikk, siis ma lõikan kohe sellega lühemaks. Et tänane mul on vähemalt siuke mõte või plaan on, et ma saan selle mootori täiesti kompleksseks ära, kuna homme ma tahan selle juba vahele tõsta, nii et jah, tuleb tegus õhtu täna, et ma panen selle ilusti kokku ära. Homme panen käru või bussi peale ja siis paneme ka selle vahele kohe, et mis seal ikka, mis meil on täna. 8 päeva on aega, et auto, täna 21. märts, nii et 8 päeva aega, kui see auto peab sõitma juba ja olema valmis siis seadistamiseks. Ja siin nüüd kompromiseerida millegi arvelt ei saa, seda lihtsalt tuleb teha, kuna muidu pärast ei ole aegu. Et jah, hakkan pihta ja vaatame, mis me siis ära teeme. Paneme timelapsi käima. Oh my god, is that Kevin? Whoa, Kevin! Tänased progressid siis, kõik on ilusti koos. Mõned asjad nüüd tulid. Siin on siis üks see hoidik on puudu. Ma ei tea, kus see on, pean välja mõtlema, kus see on. Ühes siis lõdiku selles andur on puudu. Ma lähengi nüüd kohe varuosa poodi, toon sellega ära. Ja siis on põhimõtteliselt valmis. Mis ma just avastasin, mul ei olnud siduril ei olnud survelaagrit. Selle juba tellisin ka ära. Lähen võtan selle ka veel peale. Ja mootori osapooled, mis siis praegu ei saa külge, on siis pihustid. Kuna pihustid on pesus, et ikkagi just kõik oleks perfektne. Ja ma ei teagi, niimoodi see siin kõike saab sellises väikses kodugaraažis tehtud käe vahest. Ja tehtud ta on, et natukene siin. Isegi ma ei tea, kas siin on üldse veel midagi teha. Pihustid külge, pihustid saab pärast ka auto küljes panna. Aga ütleme, et minu poolt on kõik asjad on ühendatud selleks, et selle mootori saab vahele tõsta. Teoorias ma jõuaks seda juba täna teha, aga kuna homme on laupäev, mul on vaja see poetiir praegu ära teha, et ma arvan, ma teengi selle poetiiru ära ja üht O-rõngast on ka vaja, sellel on ühe asja pean veel kaasa võtma, kus mul see tisa komplekt on siin. Et siia ka on tegelikult siis vaja üht O-rõngast. Lähen toon selle ka poest, et siis on kõik on olemas. Läks kuidagi väga ladusalt täna. Kõik asjad kuidagi matchisid ja progress on suur olnud. Nüüd polegi midagi. Ma olen poodi ja teiega me näeme juba varsti.
Päev, ma ei tea mitmes juba, aga me siis tulime praegu hommikul Oivaltu, kell on päris vähe, võtsime siis vajalikud asjad kaasa siit, mis meil on, et saaks täna auto enam-vähem ära lõpetada. Võtsingi siin turvakaare, ühe lati kaasa ja nipend-näpend asju veel, et eile tegelikult sai juba päris palju tehtud, mootor sai vahele ja oli ka väga palju komplikatsioone. Mul on siiamaani komplikatsioonid. Mis meil siis on? Meil on eelavastased hoorrattapollid, mis mul olid liiga pikad, sai öösel sebitud. 100 asja veel, tuli ka siis välja kõige hullem stsenaarium, kuna meil on siis, mul on 5 päeva aega, et seadistamisse jõuda ja me avastasime täna, või eile õigemini, et mul oli see kõige lollakam mootor M46 ja selle kerepoolsed pistikud on erinevad. Seega, nüüd on olukord siuke. See auto peaks teisipäeva kolmapäeva juhtmestiku tegemisse minema, et need pistikud ümber teha, et ma saaks selle autot käivitada. Nii et siuke absurd. Siin on üleeile öösel käisin käigukasti järgi kuskil teisel pool Eestit, on ju. Ja ma ei tea, veel vist teksti tuleb pärast rääkima. Räägime pärast. Aga ühesõnaga, veits sitasti on. Aga vaatame, ma arvan, saab hakkama, pole probleemi. Hullemate asjadega tegeletud, nii et varsti näeb. Привет, Andrei. No tšo, nii kavari? Sa ei pane seda kuhu jutu või olen maha. Miks? Ma olen uni. Käisin just elu parimal sita. Niimoodi saame sooja. Vahepeal on selline asi valminud. Kuna meil siis teistele ka teadmiseks, kui sa paned diislikasti, siis käigukasti talad ei sobi bensiinimootorile ja siis tuleb teha käigukasti tala ise. Me tegime siis sellise kastitala. Kui keegi arvab, et see on nõrk, siis see on turvapuuri torust, nii et see peaks päris tugev olema. Midagi, paneme külge ära ja siis on timmist. No proovime. Ülituld kasu. Pane uuesti. First start nüüd. Nagu eelnevalt näha oli, siis auto tegi täna hommikul oma esimese käivituse. Vahepeal on möödas mõned tunnid, kus sai kodus natukene magatud, tagasi tultud. Ja siin me oleme. Auto on tõstuki peal juba. Ja siis teemegi need viimased asjad ära, mis eile siis pooleli jäid tegemata. Et siuke lebopäev. Väga ei põe mingite asjadega. Täna 29. märts. Seadistamise magasime maha. Aga ütleme, et me oleksime jõudnud sinna. Aga võtsime siis vastu otsuse, et me ei hakka selleks siis rushima. Mootor on kallis ja ütleme, et siin oligi, ta töötab, ta käib, aga need mõned asjad tahaks ikkagi eelnevalt rahulikult siin hoida teda tõstuki peal, teha natukene sissesõitu ja siis alles seadistama minna, et ei näinud pointi sellega, et riskida. Et praegu ongi siin siuksed kergete asjade tegemine, panen oma veopõlid kinni, teen need torud ära lõpuni siduri petaalile. Sellega see ka video lõpeb, et vaatame, mis me siis täna veel ära teeme ja väsinud, pikk nädal olnud
ja teeme edasi tööd ja vaatame vahepeal räägime. Nii, nagu lubatud sai, siis ka Piisa poolt on loosis meil üks segablokk erinevaid jooke, vitamiini ja energiajooke. Ja ma lubasin seda ilusti laivis ka teha, ma praegu sõidan, mõtlesin, kasutame selle ilusa hetke ära. Võtan siis, pööran kaamera teistpidi ja ma olen übriski laisk, siis teeme siis selle telefoni scrollimisega ja ehku peale, kes saab. Nii, kerime üles, kerime alla, mul on ühendus põhjas. Nii, ja võtame siit selle nime. Mairo Talvet 486, isegi näen lugeda, prille peal ühes. Ja nii see loosimine just õnnestuski, nii et palju õnne võitjale. Kui sa tahad seda kasti kätte saada, siis kirjuta mulle Facebooki või siis Instagrami Ruut Motosport ja ma toimetan selle kasti ilusti sinuni. Senikaua, olge muhedad, pange meie kanalile kindlasti subscribe, pange ka Piisa Estoniani kindlasti follow ja näeme juba järgmine kord uute tegemistega. Tšau!